Proovime meie õnne seekord 2 meeskonnaga. Loodame, et täna saame teile pakkuda midagi väga huvitavat. Meil on täna vähe järsem vend. Sellise magneti jaoks on vaja tugevamat paati viia. Läheme nüüd kalale! Praegu on tunne nagu mingi hull kala on otsas. Raingud on arutele. Lebo. Leba. Tuleb midagi. Tuleb. Tuleb või? Mis asi see on? Ankur või? Ongi ankur või? What the hell? See on päris kild. Jõhkud, vana ankur selline. Kui sellest päris hea algus. Mis teie leidsite seal? Vett. Kuralik ankur. Ma sain ka midagi. Ja jumala tugevalt. Ai, lasi lahti. Vaadake seda! Kork jõhki jäi alles, aga kala viis konksi minema. Läheme tiim 2 juurde. No lähme tiim 2 juurde. Need vennad lähevad Mordorisse praegu. Lähme proovime õnne nüüd sadama suunas. Lähme leiame sadama üles. Sadam jääb siis nurga taha. Magneti võtsin praegu välja. Teised on seal vapše kaugel. Oi, kiiremini. Pane Erik. Teie paat on sitaks kild. Ta on nagu banaan. Jõudsime sadama juurde. Sain vahepeal ühe landi, aga siin on hästi palju rohtu. Üliraske on tõmmata. Ma lähen kai peale. Viskan kai pealt nüüd. Mis asi see on? Poku ju. Tõmbasime poku välja. Siin ei olnud mitte midagi. Ilutulestik. Tegelikult? Jah. Ma sain mingi oksad. Jah, ega see kalapüüdmine mingi meelakkumine ei ole. No joke olete või? Yo man! Joe man, tule, räigelt suur fänn! Mis see nimi on? Jürgen! Ma ei teadnud, et te päris olete nüüd. Musta jões pidi päris palju staffi olema. Seal ikka on, ma võin öelda. Ma võin käsi südamel öelda, sirge seljaga. Võtame kursi Musta poole. Kuule, aga ta vaitse siis. Oi! Kas te väsisite ära või? Alasen paati tüüjaks. No see vend on küll kutusel. Lähme ilma paatideta, nagu näete, siin on suht madal. Ja põhi on selline, et siin ega ei erista metalli kividest. Seega me lihtsalt läheme üles voolu, loistame mööda maad ja äkki meil õnnestub midagi huvitavat leida siit põhjast. Nagu näete, on juba siin päris sügav. Et ma arvan, siia tagasi peab tulema kummipaatidega ja äkki õnnestub midagi leida. Väga ootamatult võttis meiega ühendust üks subscriber, proovis ka magnetkalapüüki, tõmbas välja vintraua, 2 raudse ja andis üle juba politseile ning proovis siis uuesti õnne. Asi oli niivõrd raske, et tal läks nöör katki. Võtame siis enda magneti kaasa ja lähme proovime, äkki saame aidata. Siit sa leidsid mingi relva siis, jah? Jah, ma leidsin selle kaba ei leidnud, aga selle püstitoru, seal oli veel 200 kuuli sees. Kuulid ka veel sees või? Jah, ei püsti oma. Ma võtsin, et nagu jätan alles. Mul ei olnud tolle hetke Google'i panna, et panen mööda linna selle toruga ringi. Ühesõnaga, kusalgi sealt ta kaotas oma magneti ära, midagi hästi rasket oli. Ja ta ütles, et samuti hästi palju kraami leidis siit. Aga ma arvan, enne kui me kaotame enda magneti ära, teeme mõned visked ka sinna suunas. Et esimese viskega kohe enda magneti ära ei kaotas. Sealt poolt leidsin tõukaratta. Tõukarattad viisin kuradi töö juurde, õlitasin ära, puhastasin ära ja värvisin üle ja mul viisin maha. Päris äge. See on juba mingi jackpot, noh. See on küll mingi, ma ei tea, esimese maailmasõja labidust. Sa said praegu 1 viskega rohkem, kui me 20 viskega praegu. Okei, kes arvab ära, mis aasta Toomas on? 1978. Kujutad ette. Hobuseraud.
see on õige kalastuskoht, siin näkkab iga viskega saad midagi täitsa lõpuna. See on mingi ankurist ja ankur jah. Või ootame sisse. Ja magnet ka. Olemas, vaadake. Saime magneti. Nice, hea töö. Okei, nüüd on teine probleem. Aga ma arvan, see on ikkagi paadi oma. Käib siia pulk, et nad saaks kai äärde tõmmata ennast, vaata. Aga suht äge leid. Põhiline leid, me saime magneti tagasi. See on küll kild. Vot see on kild. Kord Sommi kork. Potikaas, firma nimi Vasar. Smurfi papana. Papa Smurfi. Töömees. Ohoo, tass. Normaalne. No terviseks. Põhiline asi, mis me täna saime tagasi, on see magnet. Päev on korras. Aitäh kallile subscriberile, et kes meid kutsus. Kui tahate part 3, siis andke teada, siis tuleme siia tagasi suurtemate jõududega. Vaatame teiselt poolt kallast. Pange subscribe ja oodake järgmiseid episoode.